Tere tulemast kuulama Pärnumaa podcasti 114. osa. Mina olen Regina Jaakson ja nagu ikka salvestame Pärnu huubis. Täna räägime spordist, täpsemalt võrkpallist. Ja ma saan kohe ennast väga palju harida, sellepärast et külas on Alari Saar. Tere tulemast! Tere! Alustame selles mõttes natuke kaugemalt kui võrkpall. Et kas teil on ka puhkus, kui sa siin Pärnus mängid või kuidas teil selle puhkusega lood on? Ikka on puhkus ja hooaeg kestab siis nagu, ütleme, augusti keskel hakkab üldjuhul ettevalmistus ja hooaeg lõpeb aprilli keskel ja siis ongi selline aprilli keskelt kuni, või aprilli lõpust, ütleme keskelt lõpust, kuni siis augusti keskpaigani puhkus meestel. Okei. No minul ka on just puhkuse järgne aeg ja kuidagi nagu selline ebalev tunne, et ei tea, kas nüüd oskan, kas kõik on nagu paigas ja nii edasi on ju. Kas peale võrgus väikest puhkust on ka siuke tunne või üldse pole sellist mõtetki peas? Sellist mõtet, kas oskad või ei oska, sellist ei ole pigem, et pigem on see, et kui hakkab lähenema jälle, et nii-öelda hooaeg või ettevalmistused, siis see tahe on nagu suur, et jälle trenni teha, et pole nagu, või trenni teed nagu puhkusel ka, et käid jõusaalis või mängid rannavullet või teed nagu teisi aktiivseid tegemusi, padelit, mida iganes, ujumas käid, aga jah, seda tunnet, et ei oska, seda pigem ei ole, et jah, seda asja on nagu päris pikalt tehtud, et sellepärast nagu ei pabista. No kui pikalt siis? Mina olen võrkpalli mänginud, kui ma teise klassi läksin, alustasin, ehk siis olin umbes 8-aastane, ma eeldan, et ja nüüd olen 30, et 22 aastat siis olen, ma arvan, võrkpalli mänginud ja meistriliigas siis olen mänginud, kas äkki 15 hooaeg tuleb nüüd, ma võin valetada, võib-olla 14 või 15. Aga et peaks see hooaeg nüüd, mis tuleb, et olema 15, jah. Kuidas sa võrkpallini jõudsid? No võrkpallini jõudsin üldse niimoodi, et mul vanaema mängis kunagi võrkpalli. Mina olen Saaremaalt pärit siis, et ta oli Saaremaa nii-öelda naiskonnas, mängis seal turniire ja võistlusi ja päris pikalt nagu. Ja siis vanaemaga muruplatsil vend, mina ja vanaema mängisime ja siis vanaema ütles, et minge ka võrkpallitrenni, et ja siis vend läks esimesena võrkpallitrenni, vend on nagu aasta-2 kuud minust vanem, Kevin Saar siis, et ja siis aasta pärast või 1,5 aasta pärast ma läksin nagu venna jälgides, et läksin ka võrkpallitrenni ja siiamaani oleme nagu seal trennides nagu käinud, et esimene treener oli meil Gabriel Sepp, üks, kes oli koolis ka kehalise kasvatuse õpetaja meil, aga tema oli suht vähest aega meiega, et mingi oli ka aasta või 1,5 jälle. Ja siis tuli meie peatreeneriks Toomas Jasmin, kes on Saaremaalt pärit, aga elab Pärnus ja nüüd on Pärnu noortetreener ja naiskonna treener ka, et Toomas oli meiega ka pikki aastaid ja ei olnud turniiri või võistlust, kus me nagu võitu koju ei toonud, et me valitsesime seda noortevärki siin igas vanuseklassis, mis oli nagu 96 kuni nagu 92 4-aastase nii-öelda vanusegrupiga igal pool nagu võtsime need tiitlid ära, et päris vinge oli, et ükski aasta nagu keegi nagu vastu ei saa, aga meil oli nagu väga hea punt ja siuke Saaremaa väike koht ja võrkpallurid oli tegelikult palju, et hetkel on seal vähe keerulisemad ajad, aga ehk uued treenerid suudavad ka noored nagu tuua meistriliigasse. Okei, aga võrkpalli nüüd juba siis nagu ma arvan, see on 22 aastat. Ja. On ju. Ja see on ikka päris pikk aeg. Et vahetevahel ikkagi, kui keegi teeb midagi nii pikalt, siis tekib neid motivatsioonilangusi või siuksed, et ei tea, kas me ikka olen õiges kohas, on ju. Kuidas sinul lood on? Nagu see on, see puhkus on täpselt väga hea seal nii-öelda hooaegade vahel, et ütleme, rügad siin 8-9 kuud järjest ja siis hooaja lõpp on juba selline, kuigi hooaja lõpus sa mängid tiitlitele või medalitele, et tuleb siuke nagu ilge rutiin, et nagu teed ja siis nagu elus juba võitnud ka midagi ja siis mõtled, et okei, üks karikas kapi peale jälle juurde näiteks on ja
et siis on küll nagu see, et kui see tiitel käes näiteks on, see on nii, et ei taha nagu mingiks ajaks korra kuulda ka võrkpallist näiteks midagi, et tahaks nagu midagi muud teha, et nüüd uus popp ongi padel on ju, et mängin ka padelit, et aga siis ongi need suvekuud lähevad mööda, et kui võrkpalliga nagu niimoodi seotud ei ole, et paar korda käid rannavallet mängimas ja siis hakkab juba siuke nädal-kaks hakkab see jälle mingi asi nagu kehas puperdama, et tahaks nagu meeskonnaga olla nagu võistkonnas sees jälle, et rutiin tagasi nagu tuleks, et puhatud küll, et tahaks nagu juba jälle tööd siis tegema hakata. No möödunud hooaeg oli teil minule teadaolevalt, ma ei ole nüüd kindel muidugi, ma ei ole nii suur jälgija, aga nagu kõigi aegade parim Pärnu meeskonna nagu 3 tiitlist nagu 3 võideti, eks ju. Et kui on see viimane tiitel, eks ju, kas siis on juba ka see tunne, et nagu peab kindlasti ära nagu pusima või on see tunne, et mul 2 tükki juba olemas? Ma arvan, et iga spordimees peab mõtlema niimoodi, et ükskõik mis asi laual on, et sa lähed igat mängu võitma ja et seda tunnet, et mul on 2 olemas, et pole hullu, et no ma arvan, et mitte kuskil ei saa niimoodi, et ükskõik millega, et kui sul on nagu eesmärk ikkagi sportlane olla ja tipus tahad olla, siis igat tiitlit sa jahid, et seal ei ole seda, et pigem oleks ikka suur pettumus olnud nagu, kui ei oleks nagu 3 tiitlit võtnud, mitte seda, et me olime kõigist nagu peajagu üle või midagi, aga lihtsalt, et endale on nagu pettumus ja kui me oleme 2 tükki suutnud võita, et kuidas siis nagu 3. ei suuda, et pigem jah, selline asi on. Aga kui on ikkagi mõni mäng, mis algab mitte nagu nii hästi, on ju, et game'id äkki ka kaotatakse, on ju, et kus kohas see lisavurts tuleb selleks, et siis nagu pingutada ja ikkagi nagu võita lõpuks? Jah, tegelikult see hooaeg ka mul meenub, mis nüüd oli, et päris tihti olime niimoodi, et game'i lõpp või ütleme see kuni 20 punktini me olime, ütleme 3-4 punktiga taga, aga hästi küps meeskond oli meil see hooaeg ja keegi nagu ei muretsenud, ei pabistanud, et olimegi 4 punktiga taga, aga siis võtsime 5 punkti ise näiteks järjest ja siis olime juba ees ja game'i lõpud üldjuhul see hooaeg nagu kõik kaldusid nagu meie võistkonnale, et piisavalt kogemust, siukest noorust, uljust, et hea kompott oli nagu koos. Aga kui sul on see puhkuseperiood on ja kas siis on need koondisajad ka või ei ole või kuidas sellega lood on? Ongi, minul isiklikult siis see suvi oli ka, et ma puhkasin siis ainult äkki 2 nädalat või 1,5 nädalat ja siis oli juba koondise kogunemine, et 2 nädalat tegime koondisega Tehvandil Käärikul trenne ja pärast seda siis oleme Tallinnas olnud nagu koondisega. Et nüüd, et tänaseks ongi nagu 6 aega põhimõtteliselt siis koondisest puhkus olnud ja koondis nagu koguneb jälle 3. augustil Tallinnas. Mis tunne see on sportlasele, kui teda koondisesse kutsutakse? Või nagu sinule siis ütleme nagu niipidi, sa ei saa kõigi hästi rääkida. Ja ütleme nii, et mind kutsuti koondisesse siis suhteliselt hilja, et ma olin 28-aastane. Eks ma ootasin seda kutset nagu ammu, et on tulnud siin minu positsioonil parima mängija tiitlid ja asjad, et ja nüüd tuli see kutse ära, et nagu 2 aastat tagasi ja siis ikka väga siuke meeliüleldav tunne, et saad nagu hümni laulda ja mitte, et klubis ei saaks hümni siin laulda on ju enda võistkonna juures, aga koondis on ikkagi teistsugune asi, et kannad nagu ikkagi Eestit nii-öelda enda õlgadel, et ja seda tunnet ei saagi kirjeldada, et kui ise seda nagu läbi ei koge, aga jah, nagu, et pool Eestit vaatab sind, kui Eesti rahvuskoondis kuskil mängib ja et see on nagu, jah, paneb nagu jala värisema, ütleme nii. Aga kas pinge on siis suurem ka, kui nagu ütleme enda klubi eest? Eks alguses kindlasti nagu on, kuigi võibolla vahepeal on võistkond, kellega sa koondises mängid või vastane, siis ei ole isegi, ütleme, ei ole nii kõvast klassist, kui näiteks mängid siin klubidega, et mingid nõrgemad riigid, kes on ka alles nii-öelda avastavad seda võrkpalli, aga ikka, kui mängu saad, et siis siuke teine tunne on, et kokku mängu ju ei saa lihvida niimoodi, nagu me klubi hooajal nii-öelda iga päevast päev oleme kõik koos, et koondisega käib asi kiirelt, et
teed 3 nädalat trenni ja juba tulevad mängud peale ja 3 nädalaga sa ju liiga palju ei õpi tundma, kuigi sa tunned neid kõiki mehi aga just see õlg-õla kõrval tunne ja et kes võtab mingi palli või kuidagi selline asi, et eks see nagu teeb ka asja keerulisemaks. Ma olen just jalka poole peal seda sama tunnetanud või mõelnud, et mismoodi üldse käib see kokkumäng. Et see tundub nii keeruline olevat selles mõttes, et kui sa teed välja klubis, sa ju iga päev treenid, eks ju. Ja siis järsku isegi siis, kui sa tunned neid inimesi, pannakse ikkagi need inimesed kokku, kes kõik ei pruugi samas meeskonnas mängida. Et mulle tundub see kuidagi selline kokku mängimine või kokku sobitamine nii-öelda. Eks see siuke nuppude sobitamine on, et ega treeneritel ei ole lihtne, et kõik ütleme need, kes koondis mängivad, et ükskõik mis koondis, et kõik on mängumehed on ja et keegi ei ole selline, et jookseb väljakul nagu peata kana ringi on ja et aga jah, eks iga inimesel on omad plussid-miinused, et üks on selles asjas nagu väga hea ja kui ütleme klubi taktika näiteks on teha mingeid asju niimoodi, et siis koondises on võib-olla hoopis vastupidi teha niukseid asju on ja et aga tulebki kiirelt kohaneda ja siuke 3 nädalaga pead hakkama tunnetama oma kaasreisijaid nii-öelda, et jah, seni oleme hakkama saanud ja ma arvan, et kõik koondised saavad ka sellega nagu hakkama, et aga nii-öelda võõrale või kes nagu igapäevaselt sellega ei tegele, et kindlasti tundubki, et see on nagu võimatu kokku sobitamine, et jah. Aga tegelikult on tehtav nagu näha. Ei ikka jah, et muidu see ei oleks ju sellised. Täpselt, et tegelikult tuleb kiirelt jah, et mõistetakse päris hästi ja on hästi palju videoanalüüse ja sellist mitte palliväljakul olemist siis nagu, et saada asjad paika, et vaadatakse oma trenne läbi, analüüsitakse kus mis siis eraldi personaalselt veel ja et saab nagu selle pusle kokku küll. Ma mõtlen, et üks asi on see, kui sa väljakul oled, eks ju, teine asi on see, kui sulle pannakse ekraani pilt sellest, kuidas sa väljakul oled. Kas seda veider ei ole vaadata kuidagi või? Eks ikka on veider vaadata, et mis just nagu veider on, kui sa õigesti midagi teed, siis nagu ei ole veider vaadata, aga kui sa teed mingeid lolle liigutusi kuskil või ei saa aru nagu, mis toimub, et siis on nagu küll veider ja siis kui koosolekul istume seal ütleme 20 meest või 16-17 meest, et siis eks ikka naerdakse nagu, et kui keegi teeb midagi mitte ootuspärast, et siis nagu kõik hakkavad nagu muigama, et ka treenerid nagu vahepeal lõigataksegi välja nagu mitte nagu halvaga, vaid lihtsalt nagu mitte, et kedagi maha teha või et mitte kellegi halba tuju tekitada, aga lihtsalt treener küsib, mis sa seal teed? Et kus sa jooksed umbes või mis oli eesmärk asjal, et siis saab nagu naerda küll, et aga kui seda hetke nagu vaadata ise on ju, et kas siis tuleb see situatsioon mängust ka meelde, et mis ma siis nüüd tegin või miks ma nagu nii tegin või sellist asja tule? Ikka tuleb meelde jah, déjà vu tunne kohe, et jumal tänatud, et ma praegu seal umbes ei ole või et teeks hoopis teistmoodi mingeid asju, et eks ikka jah. Ei, aga eneseanalüüs on nagu ülitähtis, et ja pead aktsepteerima ka kriitikat nii-öelda, et muidu nagu spordis ei saa, et eks minagi, ma olen siuke kange olnud eluaeg, et ma ei ole kunagi, või nüüd juba aastaid talun kriitikat, aga vanasti ikkagi oli vaja treeneril vastu öelda, aga ma tegin ju niimoodi, aga ma olin ju seal on ju, et aga üks Kreeka treener ütles mulle niimoodi, et Alari, sa ei pea kogu aeg ütlema, aga ütle, et jah, ma teen teistmoodi nüüd, et mitte, et sa hakkad ennast nagu kaitsma, aga ma ju läksin sinna või aga ta tegi ju niimoodi. Et eks see on ka nagu asi, mida õppida, et nüüd ma arvan, et ma olen sellest enda nii-öelda kaitsmisest või asjast nagu üle saanud, et või kindlalt olen nagu, et ei hakka enam, kuulan ära treeneri alati ja võtan nagu parima teadva ja ei hakka nagu vastu ütlema, et ma tahtsin teha nii või tahtsin teha naa, et tee nii nagu peab ja kogu muusika, et nii lihtne on öelda, et tee nii nagu peab. Selles mõttes, et ega sa ju, selles hetkes ju tahadki teha nii nagu peab, on ju, et ükski võistleja ei lähe väljakule selle mõttega, et ma nüüd teen valesti. Ja, aga kui see hetk tuleb, on ju, siis ta tuli lihtsalt, on ju. Midagi teha ei saa. Aga öeldakse, et pall on ümmargune, et kuivõrd sa selle mõttega nagu ühildud?
eks ma saan sellega nõus olla, aga just võrkpallis ma ütleks nii, et tugevam tiim üldjuhul võidab. Et kui jalgpallis me oleme näinud, et väga madalate liigade tiimid võidavad ka, ütleme siin, nii-öelda kõrgliiga tiime suures spordis, et siis võrkpallis ikka ei saa niimoodi, et palju nõrgem tiim võidab tugevamat tiimi, et see on nagu peaaegu on võimatu, et sest jalgpallis esiteks mängid aja peale, tulebki mingi punane kaart, mingi penalti, on ju, ja siis hoitakse kuidagi, kõik pallid lüüakse, ütleme, mets ära ja siis see aeg lähebki, on ju, et aga võrkpallis sa ei saa neid palle niimoodi ära lüüa või sa ei saa mingi penaltit või punast kaarti, et keegi ära saadetakse, vähemuses sa ei saa mängida võrkpallis. Et ja siis ikkagi võrkpallis ikka tuleb see tasemevahe nagu nii palju välja, et jalgpallis lihtsalt sul ei lähe löögid sisse, sa lööd ja lööd ja lööd ja lööd, aga ütleme, väravat ei saa. Ja tänu sellele ongi võimalik näiteks viiki mängida nõrga tiimiga või isegi kaotada, on ja. Aga võrkpallis on nagu keerulisem. Eks ikka mingeid palle on, et oledki 24-24 on seis, 25-ni käib mäng ja vastane teeb 2 imehead servi, on ju näiteks, siis ongi 26-24. Et eks sellised asju ikka juhtub ja võidki kaotada endast nõrgemale, aga siis tuleb juba uus game ja siis su häälestus ja asjad on hoopis teised ja siis üldjuhul ei anta nagu üle siuke 15 punkti nagu vastasele järgmised game'id, et siukseid asju nagu ikka juhtub, jah. Kuidas sinul on, kui mingi tähtis mäng ees ootamas? Ma saan, et kõik mängud on tähtsad, aga nagu väga-väga tähtis mingi mäng, mis nagu täiesti ära otsustab kõik, on ju. Kas sa öösel magada ikka saad või? Ikka jah, ei ole seda magamisprobleemi, et eks siuke ärevus ikka on sees, on ja, aga pigem on ärevus niimoodi, et eelnev õhtu lähed magama, magad ära, sa pead hommikul trenni veel minema enne tähtsat mängu. Üldse nagu hommikul enne mängu on väike siuke liigutamine, tund aega servi vastu, et väiksed soendusharjutused, mingi naljakas mäng, et tõmbab meeleolu ülesse ja siis käid lõunal ära ja siis lähedki koju puhkama ja siis nagu siuke tund-2 enne mängu tuleb siuke, nagu siuke hea adrenaliin tuleb nagu sisse, et ma ei ütle, et see on värin, et mul enam kindlasti nagu sellist asja ei ole, et tehtud seda asja küll juba ja võiks nagu mingi kogemuste pagas olla, et aga jah, siuke mõnus sportlik adrenaliin tuleb nagu sisse, et siuke tead, et tähtis mäng, siuke mõtted on nagu mängu peal, et jah, aga unega nagu ei ole mingit probleemi, et pigem on siuke, et pead hea muusika käima ja nagu siuke tead, et on hea päev ja mängupäev on pidupäev, et jah. Kas see on üldine mentaliteet või sinu mõte, et mängupäev on pidupäev? Ma arvan, et kõigil on, et mängupäev on pidupäev, siis sa saad nagu realiseerida selle, mille sa oled nagu trennis omandanud, et ja võib-olla õhtu lõpuks saad ka karikapea kohale näiteks tõsta, et see on jah, ma arvan, et kõik peavad võtma mängu kui pidupäeva nii-öelda, et see ongi nagu sinu preemia või kuidagi niimoodi, et saad nagu nii Eesti rahvale kui Pärnu rahvale, kui kes teleka vahendusel välismaalt võib-olla ka mänge vaatavad, et saad pakkuda neile nagu enda parima mängu ja võistkondlikult nagu võidu koju tuua. Kui tundub, et enda jaoks, et see mäng ei ole nii hea olnud, ikka tuleb igal ühel vahetevahel ette siukeseid nagu koperdusi nii-öelda. Kuidas sina endaga nagu rahu teed või on sul nagu see koht, kus on seda pigem vähe? Eks ikka analüüsid jälle pärast mängu ennast näiteks. Mul on hästi tihti nii, et kui mäng saab läbi, kas siis sama õhtu või järgmine hommik või järgmine päev, et ma lähen koju või olen kodus, siis ma võtan arvutist, võtan Delfi lahti ja hakkan seda mängu järgi vaatama nagu just nagu enda. Ma ei vaata väga palju, mida teised seal väljakul teevad, ma vaatan pigem nagu, et mida mina valesti tegin, et lihtsalt kuidas nagu teinekord mitte niimoodi siis teha või et mida selles olukorras võib-olla teistmoodi teha, et isegi ma ei ütle, et valesti mõnes olukorras teed, aga et kuidas oleks saanud nagu võib-olla paremini teha või midagi. Et aga ma nagu väga ei jää nagu nugrutsema, et uued mängud tulevad peale ja kui ma isiklikult nagu midagi halvasti teen, siis sellest mul on nagu ükstepuha, kui nagu võistkond ikkagi võidab nagu, et aga ma analüüsin ikka selle läbi, et nii ei juhtuks, aga kui ka võistkond kaotab, et ainult minu pärast on ka nagu, meid on ikkagi 6 väljakul, et ainult minu pärast on ka nagu keeruline nagu mängu kaotada, et ma ei hakka kindlasti mingid tähtsad punktid, kui
nagu minu pärast näiteks lähevad ära või hästi pingelised hetked, et siis nagu ongi halb tunne ja niimoodi, aga ei saa nagu mõelda mängu ajal ka selle peale, et kurjam küll, et just ma ei tea, mina eksisin, on ju, et ja nüüd kui ühe korra veel eksin, et siis ongi mäng läbi, et pigem on see, et pead pea külman hoidma ja et ütledki, et davai, et tule löö veel mulle või tule servi veel mulle, ma näitan, et see oli juhus näiteks, on ju, mis sa nagu tegid, et pigem tuleb nii mõelda ja ma mõtlen ka niimoodi, et kas sa jõuad mängu ajal neid asju mõelda? Mina ei usu seda, et nagu nüüd. Ei, no pigem ongi nii, et kui sa eksid, et siis ma ei hakkagi mängu ajal mõtlema, et sa jõuagi ju mõelda. Või noh, eks ikka tuleb pähe korra see, et kui ma nüüd uuesti eksin, nagu et see aeg on ju seal 20 sekundit, ütleme, kui toimub uus action nii-öelda, et siis korra mõtled, et äkki tuleb veel, aga siis pigem mõtled kohe vastupidi, et ei, et nüüd minu pealt küll sa mingit punkti ei saa, et nii-öelda võib-olla vahepeal näitadki vastasele ka käega, et tule uuesti vaata näiteks või servi uuesti näiteks minu peale või nagu töötled ka vastast natuke, et siis kui ta proovib jälle sinu peale servida, äkki teeb ise servivea või midagi sellist ja et noh, pigem on niipidi. Ma pole mitte kunagi märganud seda situatsiooni võrguplatsil, et käib teenetuse töötlemine. Ma pole seda käib tegelikult päris palju, et minu jaoks see ongi nagu, ütleme, töötle vastast nagu normaalsuse piires, mitte sa ei lähe nagu lamedaks, on, et noh, eks ikka, ma ei tea, ma toon mingeid näiteid, et kui meie meeskond näiteks paneb ploki vastastele või midagi või vastased panevad meile samamoodi, siis nad ütleme, üldjuhul on võrkpallis hästi see, et keera kohe selg vaata ja mine oma meeskonna juurde, on, aga minu arust see nagu natuke lisab vürtsi juurde sellele asjale, kui ütleme, paned ploki ja siis jääd lihtsalt vastast vaatama, et vastane lööb sulle ploki ja siis sa lihtsalt jäädki nagu, vaatad talle otsa nagu, et ei ütlegi midagi, aga lihtsalt vaatad otsa, on, ja siis kohtunikud alatasa, et pööra oma poole vaata, et ära näita emotsiooni nagu vastase poole, aga kui me vaatasime siin jalgpalli MM-i just, et mis emotsioonid seal on kättpidi minnakse kallale üksteisele ja siis kohtunik annab võib-olla kollase kaardi, et me ei saa ka siuksed teletupsud siin võrkpallis olla, et mitte midagi teha ei tohi või ei tohi nagu näidata ühtegi emotsiooni, et see on ka minu arust nagu, me ei saa olla pehmod, et sportlane ei saa pehmo olla minu jaoks, et siis sport ei ole sinule, kui sa oled siuke halli ireke nagu. Teletupsud. Jah. Kus kohas see võrdlus? No teletupsud on siuksed rahulikud ja kui me noored olime, siis me vaatasime teletupsusi ja siis nagu nii ei saa olla, et me oleme kõik suureks kasvanud ja kui te olete nagu tippligadesse mängima saanud, et siis võiks mingi karakter olla, mitte et sa ei ole siuke, noh, teletupsu, jah. Okei. Kas seda just kui võrkpallis oodatakse siis, et emotsiooni nii palju näidata või? No pigem võistkond ootab kindlasti nagu palju emotsiooni, et ja aga see, ma nagu ütlesin, et võrkpall on hästi siuke, et nagu kohtunike poolt nagu, et umbes, et ei tohi emotsiooni näidata, et aga no minu arust see teeb nagu natuke vaatajale ka teeb nagu ebahuvitavaks selle, rohkem ebahuvitavamaks selle võrkpalli nagu, et minu arust natuke nagu emotsiooni näitamine ka vastaspoole, et see just, kui vastane tänu sellele murdub, et siis järelikult sa oledki tugevam nii-öelda mentaalselt ja minu arust see on nagu väga okei, et jah, üle piiri ei tohi ka minna, et iga kord jõllitad ja et lööd palli maha jälle jõllitad, et nagu lihtsalt natukene selline vürtsi lisamine, see on nagu väga okei, et aga kohtunikud siin Eesti liigas tahavad seda ka nagu ära keelata, et ainult oma poole vaadake, kui lööte palli maha, kus ma seda emotsiooni üldse siis näitan, on ju, või oma poole käed tulete kokku seal, kallistate keset väljakut, et noh, see ei ole see, et pigem annab see nagu võistkonnale ka tuhhi juurde, et kui oma mees ka natuke nagu jälgib nii-öelda vastaspoole, kui nagu punkti toob ja samamoodi vastased vaatavad nagu meid, on ju, et minu arust see on nagu väga okei. Ma mõtlen, et need hetked, kui ma olen märganud kohtunikest, nad päris palju niimoodi nagu omaette nagu, neil on vist mingid ühendused oma vahel, eks ju. Et keegi päris palju nagu muigavad omaette ja itsitavad omaette, et ma ei tea, kas sa oled seda ka märganud, kus jälgi vaatad? Ma ei tea, millest nad räägivad või üks, kui keegi tegi mingi olukorra lõi või midagi, siis nad, noh, ma ei tea, räägivad oma või noh, nii-öelda mikrofoni, et siis nad üksteist kuulevad ja siis ma ei tea, kas analüüsivad või räägivad, et et ta oleks nii teinud või teistpidi või tema jaoks oli see vale otsus või tema jaoks oli õige otsus, et pigem selline jutt käib neil.
Okei, mul vahetevahel on jäänud mulje, et nad nagu ka mängust nagu midagi muigavad. Jah, kommenteerivad nagu mängu olukordi ka kindlasti seal omavahel või muigavad, kui keegi ongi vaatab nagu vastast või midagi ja siis kutsuta korrale ja siis ühesõnaga. Päriselt ka, ma isegi seda ei teadnud, et kutsutakse korrale niimoodi vahepeal. Päris tihti jah, nagu kui liiga paljuks seda läheb, siis et kutsutakse kapten nagu kohtuniku juurde ja nii, et viimane hoiatus umbes, et kui veel teete, et siis saate kollase kaardi, et jah. Mida tähendab võrkpallis kollane kaart? No tegelikult esimene kollane kaart ei tähenda mitte midagi, et nagu jalgpallis põhimõtteliselt, et aga kui sa saad nagu veel kollase kaardi, siis sa saad nagu punase kaardi, mis annab nagu vastasele punkti, aga see ei tähenda, et sa pead nagu väljakult välja minema, et lihtsalt nagu vastane saab punkti ja siis saab nagu servi õiguse ka, et sa räägid ikka päriselt tõsiselt, jah? Sest ma pole kunagi näinud seda olukorda. No ega seda ma ei mäleta, kas äkki ühe korra see hooaeg oli mingi punane kaart või kuidagi sihukest, et emotsiooni välja näitamine või kohtuniku peale, ma ei tea, kuri olemine või ütled kohtunikule, et kuidas sa ei näe, et juba mitmes kord, ma ei tea, on näiteks sees või out või vastane võrgus ja siis nagu lähed kohtuniku juurde ja hakata ka nii-öelda sõnelema, et siis võib tulla neid kaarte ja et jah, ega muud moodi väga ei saagi, et aja viivitamise eest ka, et kui sa tahtlikult viivitad nagu aega, kohtunik tegelikult tahaks nagu mängu ka uue olukorra peale panna või ütleme, tahaks vilistada, siis sa räägid treeneriga või midagi või et pärast time out'i siis näiteks meeskond on liiga kaua seal pingi juures, et ei tule väljaku peale, siis kohtunik võib ka anda nagu kollase kaardi aja viivitamise eest. Et ja siis see teine kollane kaart, kui teise saad samamoodi näiteks, siis ongi, et vastastele läheb nagu punkt. Okei, väga põnev, ma järgmine kord vaatan tähelepanelikult, kus ma näen üks hetki ka, ma pole siiamaani kordagi seda näinud. Ega jah, ma arvan, et ma enda karjääri jooksul olen ka neid kahe käe peal kokku võib-olla saab lugeda, et ega neid väga ei ole neid olukordi. Kuule, aga kuidas sa Pärnusse jõudsid? Me pole sellest veel üldse rääkinud. Pärnusse ma jõudsin niimoodi, et mängisin TalTechis, tulin 2 aastat järjest TalTechiga Eesti meistriks. Pärnu vahepeal ei olnud siin liiga tugevas mängus, et siis Pärnu hakkas endale tugevat punti kokku panema ja siis kõigepealt siis võeti peatreener Rainer Vassiljev ja Eesti parim treener. Võeti tema ja eks tema hakkas seda puslet siis kokku panema, et millised mängijaid ta täpselt tahab ja kuidas ta tahab ja nii edasi, aga siis ma olin too hetk juba ka koondises, et siis Vassiljev helistas mulle, et mis ma arvan, et kui tuleksin nagu Pärnusse. Ja siis ega ma väga pikalt ei mõelnud, et saime lepingu osas nagu jutule ja siis liitusingi Pärnu võrkpalliklubiga, et lihtne oli nagu Pärnuga liituda, et Pärnu väga lähedal Saaremaale, 2 tundi koju siit on ju sõita, kui nagu on vabad nädalavahetused või midagi, et ka pere juurde väga lihtne nagu minna ja eks ma olin seal Tallinnas päris pikalt olnud ka juba, et siuke, ma ei tea, 10 aastat peaaegu või nagu TalTechis olen mänginud, olin kas 3 hooaega nüüd viimati, siis enne seda mängisin Rakvere võrkpalliklubis, mis oli ka nagu Tallinna põhine, et kodumängud olid küll Rakveres, trenni tegime Tallinnas, siis vahepeal oli ka Saaremaa võrkpalliklubi 2 või 3 hooaega. Enne Saaremaa võrkpalliklubi oli jälle Rakvere ja siis enne Rakveret oli, kui ma üldse alustasin, siis oli TTÜ nagu, et TalTechi nimi oli siis TTÜ ja siis ma olin seal nagu ka kas 2 või 3 hooaega, et ma ei mäletagi täpselt, et ühesõnaga neid klubis on olnud päris palju ja nüüd Pärnus ma polegi mänginud kunagi ja siis ma tulin Pärnusse, et vend on mänginud Pärnus kunagi 2017-18 hooaega äkki, et siis temale kõik sobis, et ja ega ma liiga palju tema käest ei küsinud, kui treener oli paigas ja teadsin, kes nagu võistkonnas on, et siis tegin ka lepingu ära, et polnud väga mõtlemise ruumi, jah. Oota, kaua sa oled olnud Pärnus meil juba? Mitu aastat? Tuleta mulle meelde. 2 hooaega olen nüüd Pärnus olnud. Okei. Üks asi, millest ma kohe uurin, ütlesid, et Rakveres olid trennid Tallinnas ja mängud, kodumängud Rakveres. Kuidas see nagu praktikas välja näeb? Et mismoodi trennid on Tallinnas? See on päris mitu kilomeetrit või kuidas see, või miks see nii on? Sest Rakveres tulid sponsorid meile, aga enamus mängijad nagu
paljud käisid ka tööl on ju, et hommikul on ütleme tööl ja, või siis said niimoodi klapitada, et käivad jõusaalis ära ja siis lähevad tööle nagu ütleme ja siis õhtul tulevad jälle trenni. Kõik mängijad ütleme elasidki Tallinnas, et seda sõitmist vältida nagu, et sa käid iga päev Rakveres trennis, et see on nagu liiga kurnav, et seda ei suudaks keegi teha, aga oligi niimoodi, et nädalavahetusel olid mängud, laupäev, pühapäev, siis reedel sõitsime Rakverre, tegime Rakverel reede õhtul trenni, siis tegime laupäeva hommikul trenni, laupäeva õhtul mängisime ja pühapäeval mängisime ka ja siis sõitsime kõik nagu Tallinna tagasi. Kui sa võrdled, sul on päris palju treenereid olnud, eks ju, kui sa võrdled erinevaid käekirju, kui erinevad need on? No eks on päris erinevad tegelikult treenerid, et mõni treener nagu ootab, et sa oled juba täiesti valmis mängija ja siis teetegi lihtsalt nagu trenni ja harjutusi ja asju, aga näiteks Rainer Vassiljev on selline treener, kes on nagu välismaal olnud treener, nagu väga palju näinud. Ta paneb hästi palju rõhku ka nagu pisidetailidele ja tehnikale, nagu, et ta kohe, kui ütleme seda, et liigutuse või mingi asja teed ära, siis ta kohe nagu parandab või nagu ütleb, et aga proovi niipidi või proovi naapidi või näitab nagu, kuidas nagu paremini saaks teha, et aga paljud treenerid jah, nagu ootavad, et võta serv vastu, et ma ei tea, tee nii, aga mis nagu ma valesti teen, et seda infot ma tahaks rohkem, mitte seda, et ma tean ise ka, et ma pean nagu hästi mängima või hästi tegema, aga kuidas ma nagu seda teen, on ju, et mis ma nagu valesti too hetk tegin või näiteks vale jalg ees oli kuskil või ma liiga vara näiteks, ütleme mitte küll mina, aga teised läksin liiga vara palli alla või läksin teda liiga kõrgelt ründama või käsi on kõver näiteks, kui ma ründan või servin, et sellist infot nagu oleks mängijatele rohkem vaja, ja minu arust vahet ei ole, kas sa oled küps mängija või mitte, et kui treener näeb ikkagi, et tehniliselt teed midagi valesti või pisidetailid, siis seda tuleb ikkagi rääkida. Ja kuidas sa muidu arened? Jah, täpselt. Aga eelnevalt selle sõitmise koha pealt nii-öelda, ega jalgpallitiim ka, mina mängisin kunagi FC Kuressaares, et tegime trenni kogu Tallinnas ja kõik kodumängud olid siis Kuressaares. Ja kui me mängisime näiteks FC Floraga, Levadiaga, mingites Pärnuga, vahet ei ole, kellega me mängisime, siis meie pidime samamoodi sõitma, nagu, et see oli meie kodumäng, aga me pidime Tallinnast Kuressaarde sõitma, mängisime mängu ära, läksime praami peale, et olime samamoodi praami peal nagu teised võistkonnad, et lihtsalt see, et kodustaadion on Kuressaare ja sponsorid on enamus nagu siis näiteks Kuressaarest, et siis klubid ei ole nagu nii rikkad, samamoodi see Rakvere klubi, et kõik mängijad nagu Rakvere siis koonduda või FC Kuressaare ka, et kõik mängijad sinna koonduda, et meeletut raha oleks vaja, et esiteks sa pead korterit kõigile ostma või tähendab nagu üürima. Kõik, ma ei tea, sa pead palka väga palju rohkem maksma, kui sa maksad täna, kuna paljud inimesed käivad ka nii-öelda tööl, et meil Pärnu võrkpalliklubis nagu ei ole inimesi, kes nagu tööl käivad, nagu, et kõik ongi nagu profisportlased, nendel on korterid, söögid ja kõik nagu treeningud, asjad on nagu siin koha peal, et Saaremaa võrkpalliklubi oli ka, et raha oli neil kunagi palju, enne kui pankrotti läksid, et siis raha oli palju ja siis saigi nagu korralikult palka maksta ja kõik mängijad nagu ja treenerid ja staffi nagu Saaremaale kokku nagu koguda ja siis kõik toimuski ainult nagu Saaremaal, et aga jah, praegu nagu võrkpalliklubis samamoodi on Võru näiteks. Teeb kõik trennid, teeb Tartus Maaülikoolis minu teada, aga kodumängud on Võrus, et ka siuke tunnike või 50 minutit või palju seal sõit on, et nädal lõpud sõidavad Võrru ja ka trenni ja asju teevad, kuna hästi paljud käivad ka koolis on ja siis kõik peab kuhugi suurde kohta selle asja ära koondama, et iga päev Võrru sõita, see ei ole nagu jätkusuutlik, ja kohe tagasi sõita ja siis õhtul jälle sõita ja et meil on 2 trenni päevas on ja et siis liiga kulukaks läks see asi. Rääkisid siin ka jalgpallist, sellest ma tahan ka peagi rääkida, enne veel. Kuidas sa tunned, kuidas sind Pärnus vastu võetud on? Aeg-ajalt räägitakse, et pärnakad on kinnised, et ei ole üleliia avatud, et kuidas sina selle mõttega, kas sa lükkad ümber või nõustud? Ma arvan, et on hästi vastu võetud mind, et ma olen ise ka pigem siuke jutukas,
kui inimene väga ma ei suhtle või ei räägi, siis ma lõpuks räägin nii palju temaga, et ta ikkagi lõpuks hakkab rääkima, et seda probleemi ei ole, et on nagu kehvasti vastu võetud või midagi, et ja fännid on meil ka super fännid, et käivad meiega igal pool kaasas ja nii palju üritusi kui saab, et proovi fännid kaasata või fännid kaasavad meid, et ei nagu sulandumine kui Pärnusse, et see ei olnud üldse keeruline, et väga paljud mängijad olid nagu enne tuttavad või mängisin või head sõbrad isegi, et olen mänginud ju mitme mängijaga nagu näiteks Markus Uuskari, kellega mängisin Saaremaa võrkpalliklubis koos, Rakvere võrkpalliklubis koos, Kaitseväes olime 11 kuud narikaaslased, noorteklassides mängisime üksteise vastu, hiidlased versus saarlased, et ja noh, Markus ka on nagu Pärnus ennast ilusti sisse sulandanud, et ostis nagu nüüd ka maja endale ja tal on ka 3 last. Pole nagu üldse keeruline siin Pärnus. Kas sul on tekkinud ka Pärnus või Pärnumaal mingi selline oma lemmikkoht lisaks kodule? Et selline koht, kus sa saad, ma ei tea, akusid laadida, või lihtsalt hästi ennast tunda, aja maha võtta korraks nii-öelda? Niimoodi ma ei oskagi öelda, et eks me tiimiga nagu, kui meil on mingid vabad õhtud või midagi, siis me käime näiteks piljardit mängimas või tartsi, noolt mängimas või selliseid asju või nagu vabadel päevadel saame Viking Spaas käia nii-öelda, et saame löögastuda seal või, aga ega vabad päevad või siuksed, kus akusi laedaks, siis pigem ongi see, et oled kodus ja elukaaslasega, et või käidki söömas kuskil, vaatad erinevaid toidukohti Pärnus ja eks see niimoodi läheb, et pime aeg on, kui hooaeg on alati, et siis kõik jooksevad ju, ütleme, kes pärnakad ei ole või kõik jooksevad nagu laiali, et lähevad kodudesse, et okei, minul see aasta nagu, ma olen nagu suvel päris tihti elukaaslase pärast ka Pärnus, et muidu mul on suved nagu ka Saaremaal kogu aeg, aga Pärnus suvel on nagu ülimõnus olla, et on hästi siuke rahvast palju, ma ei tea, tegevusi väga palju, aga samas mulle meeldib ka see pime periood, et ongi, ummikuid ei ole siin, sa lähed trenni 5 minutit, sa tuled trennist ära 5 minutit, sa saad poes kiirelt käidud, sul on kõik käe-jala juures, et võrreldes näiteks Tallinna eluga, kui ma Tallinnas mängisin need aastad, et ma sõidan trenni, sõidan tund vähemalt varem, pean trenni hakkama sõitma ja ma ei elanud väga kaugel spordihoonest, et siin on nii-öelda koondise kaaslased ja vanad klubikaaslased, Andri Aganits, koondise kapten, ta elab peaaegu Viimsis, et Viimsist sõita TalTechi, et see on siuke tunnine matk, et ja siis pane veel otsa, et on ka ummikud nagu, ja trennid on ju hommikul, kui on tipptund, sa pead sõitma hakkama ja õhtul on trenn, kui on tipptund, et ja siis meeletu aeg, 2 tundi kindlasti päevas nad lihtsalt sõidavad, et saada trenni. Isegi rohkem tegelikult, et hommikul sõidad trenni sealt ja siis pärast trenni sõidad Viimsisse, ütleme, tagasi ja õhtul sõidad uuesti ja siis jälle õhtul tagasi, et see on nagu pea 3 tundi sa sõidad lihtsalt, et sa trenni jõuaksid. Et Pärnus siin on väga hea, et 5 minutit sinna, 5 minutit teise kohta, et meeletu ajavõit on juba nagu, et jah. No see on see rahulikum kulgemine ka tänu sellele. Ja väga rahulik on jah, et ei ole siin mingi liiga on, aga ei ole liiga, suvel on rohkem, aga ei ole neid hulle juhte, suvel on rohkem, kes ei tea nagu Pärnu linna ja siis ekslevad seal ja lihtsalt pargivad keset teed, suunatuld ei näita umbes või et ka suvel on päris palju suhksed olukordi, et üks päev sõitsin Markus Uuskariga ringi ja oligi niimoodi, et siuke 2 ristmikut sõitsime läbi ja oli juba 4 sellist juhti, kellel tuleks load ära võtta, et no igal ühel ei ole load antud, et ei suunatulesi, ei midagi, ühesuunalisel teele sõidavad lihtsalt otse risti vastupidi ja see oli nagu 2 ristnikul, et ma ei tea, mis siin nagu, kui drooni saaks üles panna, et mis siin nagu tegelikult toimub nagu linna vahel, et see on päris karm, et No tõid õigesti välja, et väga paljud on ka need, kes ju võib-olla ongi Pärnus esimest korda, on ju, siis ei tunnegi liiklust ja siis mõtleb, et läheb ja siis vaatab upsi teisi, et nagu täiesti vale suund, on ju, et noh, ikka juhtub, on ju. Et see on jah see koht, kus me saame, ma ise mõtlen nagu pärnakana, me saame enne kannatlikku meelt praktiseerida ja harjutada. Ei, nõus ongi, et üks päev oligi seal Rannastaadioni juures oli ühesuunaline tee on seal, ma ei tea, Lehe kohviku juures äkki või, ja siis see on üks hotell ja siis välismaalane sõitis nagu hotellist pikalt mööda. Ja siis käisimegi jõusaalis ja siis hakkasime ära minema jõusaalist ja siis sõitsime autoga ja siis vaatame üks tagurdam nagu nii-öelda ühesuunalisel teel ja siis hotelli mingi
administraator pani meie tee kinni ja siis me küsime, et miks me ei tohi nagu minna. Ei, et üks inimene sõitis nagu valesti ja tagurdab nüüd nagu hotelliparklasse terve selle pika tee ja siis tee on nagu lai, et me nagu mahume ju, okei, las ta tagurdab nagu, et pole probleemi, et las me nagu sõidame kõrvalt mööda, et ja meie taga oli ka juba, ma arvan, 5 autot, et nagu panigi liikluse nagu kinni ja eks me ja siis ei, ma ei lase teid praegu ja okei, siis ootasime nii kaua ära, kuni üks minu arust oli Rootsi numbrimärgiga härrasmees tagurdas seal rahulikult oma uue Bemariga, et kõik andurid asjad olemas, aga mul oli ka siuke tunne, et no võtab hotelli mingi aia maha seal, et ja siis ma sain aru, miks ta ei tahtnud, et me kõrvalt mööda seal rahulikult sõidame, et ta ei olnud ka vist väga kindel selles juhis, et aga ei, kõik läks nagu korralikult ja kaotasime elus minuti või 2, aga sellest pole nagu üldse küsimus. Vähemalt sul on mida rääkida. Jah, täpselt. Ja millest mõelda. Rääkides nüüd jalgast, et nagu ma aru saan, sa mängisid jalgat ka päris kõrgel tasemel Eesti mõistes, eks? Ja kõrgliigas mängisin jalgat ka nagu paralleelselt võrkpalliga. Miks siis võrkpall võitis? Ma mängisin jalgat FC Kuressaares on ju ja siis, aga ma mängisin nagu FC Kuressaares oli nagu poolprofi tiim siis ütleme, see meistriliiga tiim ja siis võrkpallis tuli nagu esimene leping mulle või et jalgpallis nagu lepingut ei olnud, et lihtsalt nagu esindasin enda koduklubi, kus ma olen nagu noorest peale ka mänginud, aga mängisin nagu piisavalt hästi, et võeti mind nagu esindusmeeskonda. Aga siis võrkpalliga tegin lepingu ära ja siis hakkaski nii olema, et suvel oli vaba aega võrkpallist nagu praegu on ju. Mingi hetk sai jalgpalliklubi sai ka nagu professionaalseks klubiks on ju, aga minuga ei tehtud nagu 3-kuulist või 2-kuulist lepingut, kuna ma olen ainult 2 kuud nendega või 3 kuud on ju, suvekuud, et siis pigem olingi, et aitasin nagu klubi, et käisin trennides ja meeldis jalgpall ja siiamaani meeldib, et siis käisingi nagu abis neil ja siis ennast nagu vormis hoida ja siis kui jälle võrkpallihooaeg hakkas, siis nagu ütlesin jalgpallile tšau ja hakkasin jälle võrkpalliga, mis nagu mulle ka leivalauale toob. Sa oled nagu mänginud siis nii võrku kui ka jalgat tipptasemelt samaaegselt. Jah. See ei ole vist väga tavapärane või? Ei, minu teada Eestis ainuke inimene jah, et kes niimoodi, et keegi on kunagi äkki korvpalli ja jalgpalli niimoodi teinud, aga tema ei teinud ka vist paralleelselt, et äkki oli, et lihtsalt mingi erinevatel hooaegadel mängis, aga ma mängisin täitsa niimoodi, et jalkat ja võrku nagu samaaegselt, et kuigi võrgus oli puhkus, aga siis kohe tormasid jalkaväljakule ja mängisid seal ja siis kui jalka pidid ära lõpetama, siis hakkasid kohe jälle võrkpalliga tegelema ja niimoodi mõni aasta järjest nagu, et sai mängitud jah. Ma olen aru saanud, et vähemalt jalkas treenerid väga rõõmsad nüüd küll ei ole selle üle, kui mängija läheb vahepeal mingisse mängu, mis võib teda kuidagi potentsiaalselt nagu tervist ohustada, no ja jalkas on seda päris palju on jah. Eks ma riskisin ka nii-öelda lepinguid võrkpallis, me teeme 1-aastaseid lepinguid ja siis mul võrkpallileping lõppes ära ja augustis umbes või enne augustit natuke siin teed uue lepingu, et siis vahepealne aeg, kui ma jalgat mängisin, siis see oligi nii-öelda, see ei olnud nagu klubide otsustada, kuna ma ei olnud kellegiga seotud ja siis, aga kui ma tegin uue lepingu näiteks võrkpallis ära, et siis treenerid olid nagu mõistlikud nagu ütlesid, et ära vigasta ennast muidugi, et kui vigastad, et siis on lepingul kriips peal on ja et siis öeldakse niimoodi jalkas, et kui sa lähed poolega olukorda, ehk siis nagu sa ei lähe täiega igasse olukorda nagu, et sa ei lähe 100% olukorda, et kui sa lähed poolega, teed asju, et äkki ma saan viga, et ma ei julge nagu täie jõuga minna on mingitesse olukordadesse, et siis see tõenäosus on nagu 3-4 korda suurem, et sa saad vigastada, aga kui sa lähed nagu 100% olukorda sisse, et siis nagu see vigastusoht on nagu palju väiksem. Ja treenerid olid mõistlikud, et lubasid, isegi on niimoodi minu arust mul olnud, et võrkpallis alustati hooaja ettevalmistusega juba ja siis treener teadis, et ma terve suvi nagu olen ju vormis ja jooksen ja teen trenni, et ma ei pea tulema kohe hooaja ettevalmistust nii-öelda neid liivamägesi ja staadioni ringe jooksma, et ma olen terve suvi jooksnud, et lubas mul veel, ütleme 2 nädalat jalgpalli mängida ja siis liitusin alles nii-öelda võrkpalliklubiga. Võrkpallis eriti siin lõpupoole oli ikka päris palju neid momente ja Tamariga rääkides ka ma sain aru, et ikkagi
on viimased mängud seal ikka päris valulised juba, et näppudel liiga teibitud ja ühesõnaga kõik jutud on ju. Et kui palju see siis nagu peab paika, et viimased mängud ongi valuvaigistitega või on sul nagu paremini läinud? Mul on jälle positsioon on ütleme teine siis, et ma ei pea hüppama nii palju kui teised, et või ühesõnaga ma ei pea üldse hüppama, aga mul on jällegi teised, et ma pean olema kogu aeg peaaegu sügav kükis, et öeldakse, et libero on pool elu siis sügav kükis, et minu kaitsepositsioon ja minu kaitseasend on siis nagu, oledki nagu sügav kükis kogu aeg, nagu ootad seal palli ja liigud sealt. Et minuga nagu valuvaigisti värk ei pea kindlasti paika on ja, aga teised mängijad võtavad neid valuvaigisteid ikka päris usinalt, ütleme nii, et isegi, ega see ei ole hooaja lõpus ainult isegi, et see on isegi hooaja keskel, et põlved lihtsalt ongi kulunud, on ja ongi, õlad on kulunud ja siis kapsikamm meie kõige suurem abimees, ma arvan, et sooja kreem on ja mis paneb kõik lihased põlema, siis ütleme nii, et määritakse enne trenni ja enne mänge peale ja siis võib-olla üks valukas ka veel sisse ja siis saab trenni jälle tehtud ja niimoodi see asi käib, et kindlasti hooaja lõpus võib-olla rohkem, et tekivad mingid vigastused asjad, aga eks meil ongi iga nädal me käime massaažides, saame spaas, külmaveevannid, asjad, et eks tuleb iseenda keha eest hoolt kanda ja vanused on ka juba, paljudel on siuke 30+ ja et nendel on rohkem neid tablette läheb, ütleme sisse siis ja neid kapsikammi tuupe läheb ikka hooaja jooksul päris palju, et need teibi asjad näppude ümber, see on pigem see, et lihtsalt näppe puruks nagu ei lööks, et sa teibid nagu enda liigesed nagu põhimõtteliselt kinni siit kõik, paned tugevalt teibiga, et siis kui plokis käsi hoiad, et kui sa saad vastu siia näppe, et siis sa saad, siis sa ei saa nagu, näpp ei saa nagu murduda, et isegi mul on, või kõigil on näpud, ma arvan, võrkpallis kõverad, et on paika tõmmatud need näpud ja et see ongi sellepärast, et on jäänud teipimata, et mul oli ka üks 10 aastat tagasi, et oli väike sõrm oli siis nagu 2V, et niimoodi 2V täht, et siis treener. Sa räägid seda nii rõõmuga. Treener, see on siuke, ta ei ole nii tavaline, aga ta on suht tavaline, siis treener tõmbas lihtsalt näpu paika ja siis läheb teip peale ja siis nii ongi. Mängisid edasi siis sellel hetkel või? Päriselt? Ei, praegu on, ma ei mäleta, kas see hooaeg läks kellelgi, aga tõmmatakse näpp paika, teip peale ja siis 2 näppu ütleme omavahel ütleme kokku, siis mängid mängu lõpuni ära, pärast mängu teeb rohkem isegi haiget kui seal mängu ajal, aga ega sellega ei juhtu midagi, natuke ta tõmbab turse ja paiste läheb, aga suht kiirelt nagu paraneb ära, aga siis peadki ütleme oma karjääri lõpuni seda näppu teipima, et ta ei korduks, ütleme nii siis. Ma saan aru, miks ma sporti ei tee. See kõlab päris hirmsasti. Aga nüüd, nagu ma aru saan, siis varsti on jälle see hooaja ettevalmistuse periood, eks ju, et siis mismoodi see hooaja ettevalmistusperiood üldse nagu välja näeb, et mis siis nagu tehakse tavaliselt? Hooaja ettevalmistus, eks algul saadakse kokku, üldjuhul ütleme, Pärnus eelmine aasta oli siis niimoodi, et äkki saime Rannastaadionil kokku. Rannastaadionil oli jõusaal, kõigepealt mingi kerge tutvustus on ju uute mängijate ja vanade mängijate ja treenerid ja asjad, et siuke, nagu ma ei tea, tööle lähed või et siuke esmatutvustus, kõik räägivad, kes nad on või mis nad pole, on ju, et tavaküsimused, palju õdesi vendi on ju ja siuksed asjad on ju, siuksed naljaküsimused, et ja siis hakatakse trenniga pihta, et jõusaal on harjutused ja siis üldjuhul on pärast jõusaali või enne jõusaali on kergejõustiku seal areenil ka siis mingid tõkked või mingid jooksud või trepid seal ja siis niimoodi hakkabki olema, et õhtul on näiteks rannas, kus liiva peal on jooksud, asjad, värgid, siuksed harjutused ja niimoodi tehakse siuke, ma arvan, et siuke 2 nädalat enne või 1,5 nädalat enne, kui sa üldse palli hakkad nagu puutuma, et algul siuke nüri nühkimine siis, et lahad seda põhja, et saad nagu tugevaks hooajaks ja et spinningud ja need rowing siis on ju, et masinatega ja siuke ei ole liiga meeldiv, aga ta on nagu ülivajalik, et nagu tervet hooaega vastu pidada täpselt, et ennetada vigastusi ja asju särki, et sul nagu keha oleks nagu tugev ja valmis selleks, milleks nagu hooaeg kujuneb, et ja siis hakkab nagu siuke palliga osa ka, et on 1 kord päevas, et hakkad palli puutuma ja palli puutumine ka algul on siuksed väga lihtsad basic asjad, et lihtsalt söödad nagu mängijale ja sõbrale ja niimoodi, et väga ei hüpata, siis järk-järgult hakatakse minema ka väiksed hüpped,
siis vaikselt juba ka servi peale ja siis hakkab nagu ainult minema rohkem nii-öelda mängulisemaks ja lõpuks juba nii-öelda täistuuridel läheb nagu mänguks lahti ja siis enam ei tehta neid liivamägesi ja liivahüppeid ja asju enam ei tehta, et siis keskendutaksegi jõusaalile pluss nagu pallile, et pallipuudetele ja hästi palju kordusi kindlasti igaüks peab saama alguses, et jälle selle rütmi nagu tagasi saad ja selle palliga nagu sõbraks uuesti pead saama, et ja siis juba lähebki mänguliseks ja mängud ja siis tulevad sõpruskohtumised ja siis hakkab juba hooaeg, ütleme liiga mõttes siis pihta, et kunas see hooaeg hakkab, tuleta mulle meelde uuesti? Eelmine hooaeg hakkas äkki kas oktoobri esimene nädal või septembri viimane nädalavahetus, et ma ei teagi, see aasta on siis EM-i nagu värk Eesti koondisel, et tänu sellele hakkab hiljem ka Eestis mängijad, kes mängivad nagu Eestis, et on koondises, et siis ei saa hooaeg alustada, kui mängijad on ju koondises, et muidu on ju meeskondadel paljud puudu, et. Aga koondises teil nüüd siis esimesed mängud on kunas? Koondise esimesed mängud on meil niimoodi, et 3. algab koondise ettevalmistus uuesti 3. august ja siis meeste EM-finaalturniir toimub 9. kuni 26. septembrini 4 riigis. Soomes, Bulgaarias, Rumeenias ja Itaalias. Meie siis mängime Soomes, kokku on 4 alagruppi, iga ühes on 6 meeskonda, iga alagrupi 4 esimest pääsevad 16 parema sekka. Et kui 16 parema sekka pääsed, siis toimub 8-finaalid 20 kuni 21 september Milanos, et Itaalias, et kõigepealt peame sinna saama ja Eesti mängud on meil, esimene mäng on meil 22 kuni 23 august on meil Rootsis sõpruskohtumine, on nagu Rootsi tiimiga, siis 28 kuni 30 august on Rumeenias Rumeeniaga. Siis Eestis on meil 3. september on Slovakkia, 4. september on Läti, 5. september on Ukraina. Ja Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri mängud on siis nagu nii-öelda mitte enam sõpruskohtumised on ju. Need on 11. september on Serbia, 13. september on Taani, 14. september on Belgia, 16. september on Holland ja 17. september on Soome. Et päris tihe graafik on seal Soomes ka, et läheb üle päeva või kohe järgmine päev on isegi mänge, et ega väga puhata ei ole, et aga ise oleme selle tee valinud, et pole üldse hullu. Kellega kõige tasavägisemad olete nendest meeskondadest? Kuidas praeguse analüüsi põhjal on tundunud? No ütleme nii, et ühtegi lihtsalt mängu ei ole, et ma arvan, et kõigiga võime mängida, aga samas kõike võime võita ja kõikidega võime ka nii-öelda ebaõnnestuda, et eks see väga-väga tummine siuke ühtne kompott on seal koos, et nii Soome, kes just võitis nii-öelda selle uue Euroopa liiga, kui Holland, kellega ta oli finaalis, Belgia on juba teada-tuntud väga kõva, Taani on nagu uus tulija, kes on siin pead kergitanud, nagu polegi ammu Taaniga mänginud, et ta on pead kergitan nagu siin aastaid juba, et palju häid mängijaid ja Serbia on nagu eluaeg olnud või eluaeg nii-öelda, nii palju kui mina võrkpalli tean, on väga tugev ja suur koondis nagu, et ja väga suured nimed on nagu meeskonnas, et ega lihtne ei ole, aga ei peagi olema lihtne, et seda magusamaad on, et kui võidud tulevad nagu enda hoovi. Lootust on, jah? Ei, lootust on, lootust. Kui ma ütleks, et ei ole lootust, siis minu nimi kriipsutatakse sealt maha, ma arvan, et aga kindlasti on lootus ja lähme igat mängu võitma. Okei, kuule, aga selge, siis täna võtame selle kihvti teadmisega kokku ja eks siis uus hooaeg näitab, kas me sind Pärnus ka näeme. Eks jah, uus hooaeg näitab. Aitäh sulle! Aitäh!